investeerimisportfell 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu! Finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Tere Äripäeva raadio kuulajad, algamas on järjekordne põnev saade saatesarjast Investeerimisportfell 2030, kuhu kord kuus kutsun saatesse investori või kaupleja, et arutada aktiivse portfellihalduse teemadel maailma väärtpaberiturgudel. Mina olen saatejuht börsikaupleja Markus Tamm. 4-5 aastat tagasi kuulasin ise ühte Äripäeva intervjuud börsikauplejaga, kellel tundus olevat juba päris palju aastaid kogemust. Mulle tundus, et mees teab, mida mees räägib. Tere tulemast saatesse, Igor Dorošenko. Tere, tere! Nii, aga enne kui me läheme nende põnevamate teemadeni, et kuidas sa aktsiaid valid ja tehnilise analüüsiga oma positsioone haldad, siis alustame päris algusest. See oli 2018 aasta, kui ma esimest korda sinuga kohtusin Alexander Elderi hotellitoas Tallinnas ja see oli siis meil selline klubiline kokkusaamine enne õhtusöögile minekut. Aga sina olid tegelikult juba Elderi online-grupis SpikeTrade olnud päris palju aastaid, et räägi siis, millal, kuidas sinu jaoks see kaupleja tee algas ja kuidas see tee sind SpikeTrade'i viis? Üldse ma sain teada sellises nagu finantsturust aastal 2007, siis oli selline nagu pulituru viimane aasta nii-öelda. Siis ma toona läksin peale ülikooli tööle panka, siis hakkasin korraks uurima, et mis toodet üldse pank pakub ja saatusin sellise kohta nagu investeerimisfondid. Vaatasin nagu, iga päev põhimõtteliselt hind kasvab ja mõtlesin, et võiks sinna nagu raha panna. Niimoodi saingi teada esimese finantsinstrumendi, siis hakkas see teema rohkem huvitama, hakkasin vaatama, millest fondid koosnevad, vaatasin, et seal on aktsiad, siis hakkasin aktsiat uurima ja niimoodi hakkaski see pall veerema. Alguses muidugi, kuna see oli politurg, kõik kasvas, oli väga lihtne ja siis tuli see karuturg peale, 2008 oli siis natukene teine turg ja siis ma sain pihta ja hakkasin nagu rohkem õppima. Alguses õppisin niimoodi nagu ise raamatutest, vaatasin telekast, oli huvitav kauplemise investeerimise kohta saade olemas. Ja 2011 ma tegelikult liitusin juba SpikeTrade'iga peale seda, kui lugesin Alexander Elderi raamatu. Ja siis sealt juba läks asi ülesmäge. Okei, aga ma tahaks tegelikult, enne kui me sealt edasi läheme, ma tahaks natuke see 2007-2008 aastat veel puudutada, et ma saan aru, siis alustasid 2007 väga ruttu said näha sellist pikka karuturgu, mida paljud siin täna sel aastal kogevad esimest korda. Aga mis su need 2008 suuremad õppetunnid olid ja kas need suured kaotused, küsin otse, et kas sa lasid oma konto päris õhku või sa lihtsalt seal nii-öelda kapitali kaotasid järjepidevalt? Pigem see teine variant, et ma kohe põhimõtteliselt kui nägin, et midagi hakkas toimuma erilist võrreldes sellega, mis nagu alguses oli 2007, siis kui ma lihtsalt ostsin mingi asja, siis ta kasvas, siis mingi hetk see nagu asi lõppes ja siis toona ma õnneks juba lugesin seda Alexander Elderi raamatus, kus oligi kirjas sellest 2% reeglist, ehk sa ei tohi ühe tehinguga rohkem kui 2% kaotada. Ja siis ma tegelikult juba toona mõtlesin, et 2 kuidagi palju, siis võtaks 1% ja siis põhimõtteliselt ei riskinudki väga palju tehingutes ja see, kuigi kogemust ei olnud tegelikult, kogu aeg kaotasin, aga kuna kaotused olid väga väiksed, siis ma kaotasin seda kapitali nii-öelda väga pikalt, et see kestis mul kuni veel 2009-10 vist, ühesõnaga paar aastat sain niimoodi rahulikult kapitali kaotada ja see tegelikult oli väga selline nagu positiivne kogemus, selles mõttes, et ma sain nagu pikalt aega seda teha ja põhimõtteliselt, mis ma arvan üldse nagu igale kauplejale on vaja, ma õppisin, mida ei ole vaja teha. kuidas raha kaotada, et
Okei, aga riskihaldusest ma tahan natukene täpsemalt hiljem veel rääkida, kuidas sa täna seda kasutad, aga veel see 2007, 8, 9, 10, nagu ütlesid, et oli ikkagi palju õppimist ja alguses sellist kooliraha kaotamist. Kuidas sa üldse turge vaatad, kui sa võrdled nüüd üle pika aja, sel aastal 2022, meil on jälle selline pikem karuturg, kui sa võrdled seda selle 2007, 8 ajaga, kas sinu hinnangul on kuidagi turud muutunud või tegelikult on déjà vu ja kõik jälle otsast peale läheb allamäge ja siis mingi hetk jälle pööra? No siin on nagu selles mõttes iseenna tunne on, et kuna ma ise tunnetan turge praegu teistmoodi, siis minu jaoks on natukene juba teistsugune, et toona ma nagu üldse ei saanud aru, mis toimub. Nüüd ma absoluutselt hästi saan aru, mis toimub. Ja ma nüüd saan võrrelda lihtsalt niimoodi nagu graafikut, et mis toimub praegu, mis toimus 7-8, mis toimus 2000 ja nii edasi, et nagu selle vaatepildiga saan võrrelda. Aga jah, oma tunnetuselt toona mulle tundus, et kuidagi esimest korda nägin nii suured liigutused, nii suured volatiilsused, et minu jaoks oli kõik uus selles mõttes, et alguses nägin nagu sellist tõusuturgu, siis sellist nagu järsu karuturgu, et oli kõik uus nagu ja sellest oligi hea õppida, aga jah, sellist nagu võrdlusmomendi tegelikult suht head ei tekigi praegu, et mulle tundub, et iga karuturg on natukene oma mingisuguste omadustega. Et kui võrrelda lihtsalt niimoodi graafikut, siis mulle tundub, et see pigem rohkem sarnane sellega, mis oli siis, kui tehnoloogia mul lõhkes tegelikult kui 2007-2008. Aga lähme siis natuke sinu portfellihaldusesse sisse, et ma saan aru, et sul on siis laias laastus kaks osa, et sul on pikaajaline investeerimisportfell, kus sa haldad oma pensioniraha ja nii-öelda ostad-hoiad aktsiaid ja siis on see aktiivne portfell, mida sa siis haldad ja lühiajalisemalt kaupled, on nii? Jah. Okei, aga võtame siis kõigepealt selle igavama, selle pikaajalise portfelli, arutame selle lühidalt ära, et siis saame selle põnevama osa juurde minna, mis on kauplemine, et kuidas see pikaajaline investeerimisportfell siis sul välja näeb, kui suur osa see su siis kogu portfellist kokku on ja mis sa seal siis ostad ja teed? Nende suhtarv on umbes niimoodi, et ma arvan, kuskil 85-90% mul on tegelikult kauplemise portfell ja pikaajalist investeeringut on suht väike, mingi 10-15% ja suurem osa sellest ongi tegelikult see pensiooni investeerimiskonto, mis nüüd sai tehtud. Ja kuidas ma siin aktsiat valin, et tegelikult ma kui iga päev oled turul, siis sa näedki tegelikult need võimalused, et kas need on siis mingid head firmad, mis on nagu ajutiselt nii üle müüdud, kus sa vaatadki ja lihtsalt nagu ei saa aru, kuidas asi saab nii odav olla ja siis sa ostad selle. Või siis on mingi hästi perspektiivikas firma, kus sa ise nagu tunned natukene võib-olla selle firma toodet või selle firma tegevust, kuidas ta raha teenib ja siis näed sellist nagu pikaajalist perspektiivi. Et mulle just meeldib sellises nagu investeerimises lihtsalt nagu osta hästi pikaks ajaks ja põhimõtteliselt unustada, mitte vaadata isegi nagu graafikut nii-öelda. Okei. Sa hiljuti ütlesid, et oled selle investeerimisportfelliga vaadanud Hiina aktsiate poole. Millest see Hiina valik? Hiina tegelikult ei ole väga palju, mul on seal kõige suurem Hiinast on Alibaba, siis ma ostsin siis, kui ta hakkas nagu kukkuma. Ja siis veel üks väiksem firma, mis oli vist Vipshop, selline nagu rõivaste jäämüüja Hiinas. Ja rohkem tegelikult ei olegi Hiinast, et alustasin kõige rohkem sellest, kui nägingi jällegi, et Alibaba väga nagu hea firma, hea kasvuväljavaadega ja siis hind juba mõistlikult palju kukkus. Et arusaadav, et seal on muidugi selline Hiina risk sees, et keegi ei tea, mis seal Hiina valitsus võib jälle teha, aga sellest ka selline nagu hajutus, et ma ei osta nagu kogu raha eest selle Alibabat, et ta on nagu selle osaga, mis ma võin nagu lubada ühele investeeringule ja see ongi kõik. Aga ma saan aru, et seal sa siis ikkagi hoiad langusesse ka ja võib-olla ostad ka juurde või kuidas see portfellihaldus või see tees sul seal töötab, sest ütleme, et kui sa kauplemises ka alguses rääkisid, väga pingsalt peab riski haldama ja
ja kahjumi väikselt ära realiseerima, et ei juhtuks seda, et sa hoiad ennast sellisesse 2008 või 2000 tehnoloogiamulli lõhkemise karuturule, et kuidas, kas sa seal siis selle pikaajalise portfelliga mõtled nagu teistpidi? Natukene teistpidi jah, et mul on põhimõtteliselt portfell, siis ma nagu ütlen, palju on ühe investeeringu suurus, võib seal olla, ja põhimõtteliselt see ongi, et siis selle raha eest ostan selle, siis ma ostan kas kohe kõik või siis, kui aktsia veel nagu langeb, kui sellist nagu head põhja pole veel formeerinud, siis ma pigem nagu ostan osade kaupa, et alguses natukene, siis vaatan, mis sind edasi teeb ja siis ostan juurde. Hästi, aga okei, läheme siis selle põnevama portfelli osa peale, see, mis sul on suurem ka, et kauplemine, meie oleme siin omavahel ka suhelnud juba aastaid ja enam-vähem ma ju ise tean, millega sa tegeled, aga kuidas sa raadiokuulajale lihtsalt ja rohkem lühidalt selgitaksid, kui ma küsin, et milline kaupleja sa oled, kuidas sa kaupled, mis su see mõtteviis on ja mida sa kaupled? No alustame instrumentist, siis kauplen ma aktsiad, need, mis Ameerika turul kaubeldavad, peamiselt siis New York Stock Exchange või Nasdaq aktsiad. Siis mu peamine graafik nii-öelda on päevane graafik, ehk ma vaatan kõik sellised nagu paternid päevagraafikul ja hoidmise periood on, ma tegelen sellise nii-öelda nagu swing tradinguga, kus ma hoian aktsiad alates 1-2 päevast kuni siis võib-olla kuu või kui trend kestab, siis võin natukene ka kauem hoida, et põhimõtteliselt selline nagu paternide äratundmine päevasel graafikul ja siis tehinguse sisenemine ja siis sees nii palju, kui turg lubab. Okei, sa tõid nüüd üles selle ajahorisondi ja ütlesid, et päevagraafikul põhiliselt vaatad neid mustreid, aga ma tean, et sa vist põhiliselt haldad tunnigraafikul. Tunnigraafikul juba vaatan, et kui tegelikult kasutan üldse sellist Alexander Elderi 3 sõela süsteemi, kus mul on nädalane, päevane ja tunnine graafik. Ehk ma kõigepealt vaatan, mis on nagu nädalasel graafikul, kuidas on nagu üldse selline pikaajaline üldine trend, siis ma vaatan päevasel graafikul, kas seal on mingi muster tekkimas ja siis, kui seal ka midagi tekib, siis ma juba vaatan tunnist graafikut ja tunnisel graafikul hakkan juba otsima sellist nagu sisenemiskohti, vaatan, kuhu ma panen oma stop orderi ja esimese nii-öelda take profit orderi. Kui palju sa ise oled sellise checklisti või reeglitega endale paika pannud, et ma eeldan, et riskihalduse suurus on ju võib-olla palju korraga positsioone, aga sisenemine ja väljumine, et räägime varsti ka natuke indikaatoritest, mida sa tehnilises analüüsis kasutad, aga ma mõtlen selline põhimõtteliselt, et kui palju sa usaldad oma sellist silma ja pikka kogemust ja vaistu versus, et et hind tõuseb seal üle mingisuguse libiseva keskmise, et siis tead, et siis lähed sisse või et kui palju sa selle oled nagu enda jaoks paika pannud just sisenemise ja väljumise või sa ikkagi lähed rohkem sellise subjektiivse analüüsi peale? Mõlemad tegelikult, et kuna kogemus on juba päris suur, et mul on neid graafikuid kümne tuhandeid näinud, siis tegelikult, kui sa näed mingi graafikus, siis sul kohe peas, kas sa näed seal midagi või ei näe, sul kohe nagu tekib selline nagu arusaam sellest, mis seal toimub. Ja siis ma tegelikult peale seda vaatan ka indikaatorid, kas nad kinnitavad seda, kas seal mul on nii-öelda kirjeldatud kõik need mustrid, mida ma kauplen, ja seal on kirjas, mis peaks nagu graafikul ka olema, et siis ma võrdlen ka sellega. Seal mul ei ole niimoodi nagu väga palju, väga detailselt, peamised asjad, mis ma vaatan. Kui see kõik läheb kokku, siis põhimõtteliselt ongi, ma teen sellise sisenemise. Väljumisega on ainult põhimõtteliselt reeglipõhine, et mul on ette määratud väljumised, ma väljun osadega ja siis seal ei pea üldse nagu põhimõtteliselt mõtlema, et seal on juba kirjas, et kus ma panen kõik profitid. Et sa väljudes ei kasuta sellist subjektiivsust näiteks, et ütleme, et sul on veel aega sinna kasumisihini või ruumi veel, hinnaruumi on veel kasumisihini minna, aga näiteks sa näed, et
küünalgraafikul, et seal on mingisugune päevasisene müügisurveala, et päevad sulguvad pigem põhjas, mitte tipus ja ei ole nagu sellist tugevust, on nõrkust, et sa ikkagi lased välja mängida kas stopi või kasumisiini, et sa ei hakka seda kuidagi subjektiivselt väljuma varem? Üldjuhul ei. Ma võin mõnikord, kui näed, et seal on juba selle take profitini mingid sendikesed jäänud ja sa näed, et seal nagu turg on üldiselt negatiivne ja see aktsia on nagu vastu turgu läheb, et ikkagi seal niimoodi ikkagi võtad natukene varem, aga see juhtub põhimõtteliselt suht harva, et enamikul juhtudel ikkagi kas take profit või stop juba. Ma ütlen ausalt, et kui ma su graafikuid vaatan, olen näinud neid su graafikuid, kui sa mingit treidi või tehingut oled näidanud või analüüsinud, siis minu jaoks sul on nii palju indikaatoreid seal, sul paistab seal RSI, Relative Strength Index, MACD, Force Index, Stochastics ja siis ATR ehk Keltneri kanalit. Ma nüüd, enne kui ma sulle sõna tagasi on, pean natuke võib-olla kuulajatele selgitama, et me kõiki kuulajad siin tehnilise jutuga ära ei kaota, siis need on tehnilise analüüsi erinevad indikaatorid, mis tegelikult siis arvutatakse erinevate hinnakombinatsioonide või valemitega, et Relative Strength Index on niisugune oszillaator, mis põhimõtteliselt võtab arvesse keskmise hinna tõusupäevi, languspäevi ja siis ta käib seal 0 ja 100 vahel põhimõtteliselt, et kui on alla 30 öeldakse, on üle müüdud, üle 70 öeldakse, on üle ostetud, et on selline oszillaator, mis võtab siis hinna sulgumispõhiseid tõuse ja languseid mingi tagasivaateperioodi peale. MACD on põhimõtteliselt lihtsalt kombinatsioon libisevatest keskmistest, vaikimisi seade 12, 26, 9 tähendab seda, et esimene see MACD joon on EMA 12 ja 26 vahe ja siis see teine MACD joon on 9 päeva või perioodi EMA sellest MACD joonest ja histogramm mõõdab siis nende kahe joone vahelist vahemaad. Elderi Force Index, mis võtab arvesse sulgumishinna erinevust eelneva sulgumishinnaga ja korrutab selle kauplemismahu ehk volüümiga, siis on Stochastics, kuulajad juba saavad aru, et kui palju erinevaid indikaatoreid sul graafikul on, siis järgmine on Stochastics, mis on ka selline üleostetud, ülemüüdud oszillaator, mis ma ise pole kasutanud, aga vist võtab arvesse, ta võrdleb sulgumishinda viimase mingi X perioodi kõige kõrgema ja kõige madalama hinnaga ja vaatab kuidagi sedamoodi seda hinna liikumise vahemikku ja siis on need ATR Keltneri kanal, mida ma ka ise kasutan, mis mõõdab siis mingi tagasivaateperioodi keskmise kauplemisvahemiku kõrvale kallet oma libisevast keskmisest, kas siis üks ATR ehk üks kauplemisvahemik, 2, 3, nii edasi. Et need kõik indikaatorid on sinu graafikul, kas sa neid vaatad ka või need on lihtsalt vanast ajast unustatud sinna peale? Pigem teine. ja ma pigem seda kohe alguses ütlema, et see ei selgitaks nii palju. Aga jah, ma kunagi kui alustasin, siis hakkasin erinevad indikaatorid proovima ja siis mõned nii-öelda nagu kasutasin pikemat aega. Aga nüüdseks, kui rääkida indikaatoritest, mis ma kasutan, siis tegelikult ma kasutan kõige rohkem libisevad keskmised, kõige standardsemad 22, 50, 100, 200, siis kasutan kõige rohkem neid Keltner channeleid, mis näitavad need volatiilsust aktsias, ja Alexander Elderi impulssisüsteemi, mis tegelikult võtab endale juba arvesse ka seda MACD-d ja ka libisevaid keskmise, ja Force Indexi. Ja põhimõtteliselt RSI ja MACD ma vaatan ainult nendega divergentsi ja stochastiku üldse praegu ei kasta, et peaks vist seal graafikust maha võtma kõik need vajalikud. ma leidsin nagu enda jaoks, mis on need nagu kõige rohkem, mis ma kastan. Alexander Elder ise ütleb, et nagu neid ei pea väga palju olema, et põhimõtteliselt iga kaupleja valeb endale mitte rohkem kui 7 sellist nagu indikaatorit, mis ta nagu järjepidevalt kasutab ja siis põhimõtteliselt sellega nii ongi. Isegi 7 tundub palju, ma olen kuidagi 5 vist kuulnud Elderilt, aga see võib-olla oleneb, et võib-olla 5 on need eraldi akendes olevad indikaatorid ja lisaks sul on ju veel ka, nagu sa ütlesid, libisevad keskmised ja need, mis sul on hinna peal, võib-olla nendega kokku 7, aga okei. Aga
ma ütlen ausalt et mina alguses ka, mõlemad nii-öelda Elderi koolist tuleme, minul oli ka alguses neid indikaatoreid rohkem ja siis mingi aja peale ma lihtsalt hakkasin neid võtma vähemaks, sest minu silma, mis võib-olla ei olnud nii kogenud nagu sinul, hakkas häirima see lisainfo, mis seal need indikaatorid näitasid ja kuidagi just vähemaks võttes hakkasin rohkem hinnale endale tähelepanu pöörama. Aga üks teine asi, mis mina enda jaoks muutsin, sa rääkisid sellest Elderi triple screen süsteemist või ütleme 3 ajahorisondi jälgimisest, et mis siis tal üldjuhul on nädalasagedusega graafik, et iga küünal on 1 nädal, päevasagedusega ja tunnisagedusega graafik. Et mina ausalt tundsin mingi hetk, et kui ma selle tunnigraafiku ära jätan, siis mul läheb paremini see, et ma vaatan kord päevas sulgumishinda, ma ei pea istuma päeval arvuti taga ja see kuidagi vähem stressi, vähem tööd ja ütleme selline see aeglasem ajahorisont ehk päevagraafik võib-olla ka andestab rohkem vigu, sest ta ei ole nii järsk nagu päevasisesed graafikud. Kuidas sulle tundub? Ma saan aru, et sa vaatad turuajal graafikuid ja siis kui põhimõtteliselt, kui iga tunnigraafik sulgub, siis ta annab jälle sulle selle järgmise info, mis see sulgumishind oli, mida ta graafikul sul indikaatorite põhjal näitas. Kas sa ise ei ole mõelnud või kuidas sulle tundub, kas see tunnigraafiku lisamine ja jälgimine seal, see teeb küll su töö täpsemaks, aga tunned, et see annab sulle nii palju seda eelist, et seda kasutada? No minu kauplemises nii, nagu mu süsteem on üles ehitatud, et ma ilmselt ei saaks ilma tunnigraafikuta täpsemini oma need stopid ja sisenemised teha, et minu jaoks see on vajalik, aga eks kauplemine ongi selline ala tegelikult võrreldes teiste aladega, et seal ei ole sellist nagu asja, kuidas teha õigesti, kuidas teha valesti, et tegelikult igal kauplejal võib olla nagu oma selline nagu tunnetus, et mis ajahorisonti ta vaatab, kuidas ta seal nagu siseneb, väljuneb ja seda tuleb nagu nii-öelda teha nii mugavaks enda iseloomuga, enda nagu et ta sobiks nagu sinuga nii palju kui võimalik, et ja ma ei tunne, et see tunnine graafik kuidagi segab, vaid vastupidi, mul on nagu selline tunne, et ta annab mulle nagu mingit nagu eelist juurde, et kui ma mõtlen, et ma ilma tunnise graafikuga, siis mul on natukene raskem oleks vist ainult päevagraafiku pealt kaubelda, sest mulle meeldib ka just näha, kuidas see päevane tulp formeerub ja kui ma juba näen seal nagu põhimõtteliselt varem tunnisel graafikul juba sisenemistriggerit, siis ma sisenen põhimõtteliselt mitte ainult enne päeva algust või päeva sulgemist panen orderid, vaid ma pigem juba päeva sees näen ja nii-öelda näen ette need liigutused, mis nagu hakkavad tekkima ja siis võtan sellest osa. Ja absoluutselt nõus, et eks igaüks peab iseendale selle oma stiili ja indikaatorid ja kõik selle põhimõtte strateegiad leiutama ja leidma, et ei ole sellist ühte mustvalget lahendust, kuidas turul raha teenida. Tahaks minna edasi siin erinevate riskihalduse ja turu teemadega. Kõigepealt küsiks, et kas sa lühikeseks ka müüd? Muidugi. Okei. Mis põhimõte sul seal on ja kuidas erineb, kui palju see erineb aktsiate ostmisest ja pikaks kauplemisest? No ainuke erinevus on see, et põhimõtteliselt kauplejaks see on põhimõtteliselt seesama üks ja sama graafik lihtsalt nii-öelda nagu peegelpildis. Ja ainuke erinevus võib-olla, et seal tuleb arvestada, et kukkumisel tavaliselt on suurem volatiilsust, ehk liikumised võib-olla toimuvad kiiremini, aga nad toimuvad üle sellist nagu lühema ajahorisonti, ehk põhimõtteliselt on olemas isegi selline nagu lause kauplejate kogukonnas, et price takes the steps up and elevator down, ehk aeglaselt nagu trepist roonib ülespoole ja siis nagu liftiga nagu allapoole kiiresti. Et põhimõtteliselt ainult see, aga kõik muu nagu positsiooni suurus, orderid ja nii edasi, paternid, et see on põhimõtteliselt väga sarnane nii lühikeseks müümis kui ka pikaks ostmiseks.
Okei, mulle tundub endale, et see võib-olla on ka sellest, et sa oledki natuke lühemaajalisem ja vaatad tunnigraafikut, et sisul on ta rohkem peegelpildis, sest kui ma ise vaatan trendikauplejana selliseid aastapikkuseid positsioone, siis seal on see väga erinev, et samamoodi, vähemalt mina ei ole leidnud viisi, kuidas samamoodi pikka trendi kaubelda lühikeseks, nagu ma teen seda pikaks, sest seal see kukkumine on järsk ja siis ta põrkab kohe tagasi, aga lühemaajalisemal jah, tõesti, et see võib olla natuke loogilisem. Kas sa kasutad mingit koguturu filtrit või tururežiimi ka oma analüüsis, et näiteks et mingi indikaatori või analüüsi põhjal, et kui me oleme nüüd karuturul langeval, et siis sa, ma ei tea, müüd rohkem lühikeseks või võtad kuidagi teistmoodi pikki positsioone, kas sa sellist koguturu seisu vaatad, kui sa teed selliseid lühemaajalisemaid swing-tehinguid? Jaa, kindlasti see on süsteemi üks väga oluline osa, et kõigepealt enne, kui alustan üldse kauplemisega, siis ma nädalavahetusel tavaliselt teen sellist nagu kodutööd, valmistan ette tulevaseks nädalaseks ja esimese asjana, mis ma teengi sellist nagu üldise turuanalüüsi, kus mul on erinevad indikaatorid, mida ma jälgin, saan endale põhimõtteliselt sellise nagu turupildi, mis seisus turg hetkel on. Ja igapäevaselt ka jälgin sellised nagu lühemaajalised turuindikaatorid, mis võivadki mõjutada, sest ega enamik aktsiaid nagu käitub nii nagu turg ja siis aru saades, mis seisus turg hetkel on, siis sa saad aru, et ka kuidas nagu oma kauplemises käituda, et toon välja võib-olla sellise nagu võrdluse, et see on nagu põhimõtteliselt üldine turg, et see on nagu sa saad aru, kuidas ilm merel on, et kas seal on suured lained või seal on nagu selline vaikne ilm, et siis sa tead, kas sa lähed siis nagu kallale ja siis sa võid nagu seal agressiivselt selle kalla püüdma minema või sa pead nagu väga ettevaatlikult kuskil kalda juures lihtsalt ujuma ja vaatama, et ega su paat ei upuks. Aga ütleme siis näiteks sellel aastal siin mitte kogu aeg on olnud siin märtsis, augustis on olnud ka rallisid, kus volatiilsus on natuke tagasi tõmmanud, aga siiski see aasta on olnud erakordselt selline nõrk aasta, kus on pikk langustrend USA börsil olnud ja volatiilsus on olnud kõrge. Kuidas sa siis suhtud hetkel sellesse, et kas sa võtad vähem positsioone või sul on väiksem positsioon või stopp on kaugemal või hoopis lähemal äkki, et kuidas sa nagu, kui sa võtad nüüd selle aasta näiteks võrreldes eelmise aastaga, mis oli niisugune rahulik turg, et kuidas su see kauplemine erineb nendel kahel aastal? Kui ma ütlesin, et ma müün nii lühikeseks kui ka ostan, siis tegelikult rohkem mulle meeldib ikkagi need pikad positsioonid hoida. Lühikestega natukene vähem meeldib, aga kui ma näen mingi kindla paterni, siis teen. Ja see aasta tegelikult on olnud suht nagu selline nagu raske, et turg on olnud palju raskem. Kui võrreldes näiteks eelmise karuturuga, mis meil oli aastal 2020, siis seal oli selline nagu järsk kukkumine, et seal jõudsid võtta lühikesed positsioonid ja siis põhimõtteliselt suht kiiresti said suht hea kasumi. See aasta see langustrend on nii-öelda nagu palju närvilisem koos selliste nagu rallidega ja esiteks ma näen, et vähem selliseid nagu paterni, kus osta ja kui müüd lühikeseks, siis suht tihti sind lüüakse ka sellest positsioonist välja, kuna ei ole sellist nagu järsud liikumist allapoole, vaid ta ikkagi nagu seal käib edasi-tagasi pigem ja need nagu põrged on nagu kuidagi võimsamad ka. Okei, riskihaldusest ennem korraks rääkisime, sa rääkisid sellest 6% reeglist ja 2% reeglist, mis mingi hetk ise muutsid 1% peale. Kuidas siis täna sul see risk tehingule ja portfellirisk välja näeb? Ma mäletan, et sa oled rääkinud, et sul justkui hakkas märgatavalt paremini minema, kui sa seda riskitehingule väiksemaks viisid, mis võib-olla paljudele tundub nagu paradoksaalne, et kuidas siis võtad ju vähem riski ja väiksema positsiooni, et et kui sa ikka tead, et aktsia tõuseb, siis ju ikka peaks suuremalt kauplema, et kuidas sul täna see riskihaldus välja näeb? Et alguses kasutasin seda 1% per tehing ja siis 6% kuus kaotus. See 6% jäi, see on suht standardne
aga tehingu kohta siis ma mingi hetk, ma tundsin, et see 1% ka tundus kuidagi nagu liiga suur risk ja siis ma hakkasin proovima nagu väiksemate riskiga ja siis ma jõudsin, et mu piir on umbes 0,35%, ehk see on tänapäeval siis mu maksimaalne risk kapitalist ühe tehingu kohta. Kui ma võtsin seda nagu väiksemaks, siis mul hakkas paremini minema. Kui oli suurem positsioon, siis sa näed juba mingit suuremat kasumi või kahjum hakkab natukene suurem olema, siis hakkad nagu, paratamatult tekivad mingid emotsioonid või mõtted. Ühesõnaga, suurem tehing paneb rohkem reegleid rikkuma ja võib-olla tekitab sellist emotsionaalsust kauplemisse rohkem, et väiksed tehingud ei muretse, mõni võidab, mõni kaotab, läheb nagu läheb. Siis on puhtalt statistika ja siis sa usad sellesse statistikasse rohkem ja iga tehingu kohta sa absoluutselt nagu ei muretse. Et mulle jällegi meeldis see võrdlus, mis Alexander Elder ka tõi ühes oma esinemises, et see on põhimõtteliselt sama, et kas sul on nagu siis üks lehm, kes annab piima ja siis ühe lehmaga midagi juhtub ja siis on kõik. Või sul on mesilased, et seal on mingi 1 miljon mesilased, 1-2 suureb, siis sa ei märkagi seda. Okei, see on hea võrdlus, ma seda ei ole ise kuulnudki. Aga kuidas siis mõõdad oma tulemust? Mingi aeg ma mäletan, sa rääkisid, et sul oli päris kõrge Sharpe ratio, Sharpe siis kuulajatele jälle, et põhimõtteliselt see on meetod, millega mõõdetakse riskiga korrigeeritud tootlust, et sa võtad mingi perioodi keskmise tootluse, lahutad sealt riskivaba tootluse, mis on siis a la USA riigi võlakirjad, mis siin pikka aega oli pigem väga madal või nullilähedane, vähemalt siin Euroopas hoiuse mõttes, ja siis selle jagad selle perioodi tulemuste standardhälbega põhimõtteliselt, et sa saad nagu, mis su keskmine tootlus on jagatuna nende tulemuste perioodide varieeruvusse, et kui volatiilne su see portfell on. Ja ma mäletan, et vist eelmine aasta, kui me rääkisime, sa ütlesid, et sul on päris kõrge Sharpe, kuidas sel aastal on ja kas sa endiselt kasutad seda mõõdikut? Tegelikult ma ei kasutagi seda, et ma praegu pole ammu vaadanud, et toona siis, kui ma kohtasime, siis ma korraks lihtsalt vaatasin ja mul ise tuli üllatusena, et see on nii kõrge võrreldes isegi S&P 500-ga. Peaks tegelikult vaatama, nüüd hakkas nagu huvitama endalgi, et kuidas see aasta on. Ma pakun, et see aasta võiks nagu väiksem olla, aga ma ise jälgin põhimõtteliselt muud näitajad kõige rohkem, et ma vaatan põhimõtteliselt kaks sellist nagu näitajat, mis mõjutavadki lõpptulemust, on see, palju on positiivsete tehingute osakaal ja palju on siis keskmine kasumliku ja keskmise kahjumliku tehingu suhe, et põhimõtteliselt need kaks näitajat määravadki tulemuse. Mis see umbes, ilmselt see eelmine aasta ja see aasta võivad väga erineda, aga mis see selline pikaajaline keskmine umbes on võidumäära ja keskmise võidukaotuse suhtega? No mul on endal, ma ka näen seda graafikutele, et ma panin endal ka sellist nagu joont, et tasemel 2, et iga kuu, kui mul on see kõrgem kui 2, ehk keskmine kasumlik tehing on umbes 2 korda suurem kui keskmine kahjumlik tehing, siis ma olen alati plussis ja isegi kui see on nagu väiksem, mingi 1,8, siis ikkagi oled plussis, sest see teine näitaja, positiivsete tehingute osakaal, on mul suht stabiilne nagu keskmine 40, muidugi kust seda väga erineb, üks kuu võib olla 30, teine 60, aga selline keskmine ma näen üle aasta juba, üle 2 aasta on kuskil 40% juures. Ja see tähendabki, et see 2 või isegi 1,6, 1,8, et see on nagu täitsa okei ja siis kui on head kuud, see võib olla kuni 3-4, siis tuleb vapse suurepärane tulemus. Jah, ja kuulajatele nüüd, et kujutage ette, et 40% võidumäär, mis tegelikult mina kauplejana saan aru, mis on tegelikult väga okei, aga ma tean lihtsalt, et paljud uued kauplejad keskenduvad rohkem sellele kõrgele võidumäärale, tahavad, et neil oleks õigus, sest see kuidagi tuleb inimloomuga ja nüüd selline 40% võidumäär, mis on väga hea, kui sul on suured võidud, suuremad võidud kui kaotused, siis siiski 100 tehingust 60 kaotust nii-öelda peab tegelema ka selle psühholoogia ja emotsioonidega, kui sa kogu aeg neid kaotusi realiseerid.
No mina enam ei pea, mina saan aru, et miks see nii on, aga võib-olla siis, kui alustasin, siis oli küll, nagu sa kirjeldasid, et tahaksid nagu põhimõtteliselt, et iga tehing lihtsalt oleks plussis, et ei saanud sellest nagu kauplemismatemaatikast aru. Aga nüüd põhimõtteliselt, kui võtad seda kahjumistehingu, siis sul tekib hea tunne, kui see on väike kahjum. Ja tegelikult see viibki tegelikult sellest kahjumlikute tehingute arvu ülespoole, et sa võtad need väiksed kahjumid, ja see tõttu, sa ei lase neid lihtsalt kasvada. Ja pigem ma lähen välja, kui ma näen kahjumi ja siis lähen uuesti sisse, kui ma ootan või annan tehingule nagu nii-öelda nagu ruumi. Et jah, sellised nagu väiksemad kahjumid, need lihtsalt tiidamine võtadki ja sellest kogu see statistika tuleb. Okei, aga räägime korraks aktsiate valikust. Ma mäletan aastaid tagasi, kui me siin mingid kokkutulekut olid väikse seltskonnaga, siis mina ikkagi rohkem pussisin seda, et mul on mingid skännerid, screenerid ja ma siis iga päev lasen läbi ja otsin mingid uued tikerid, mida ma võib-olla tahan kaubelda. Mäletan, et sina olid rohkem selline, et sul on mingisugune nimekiri, mida sa jälgid. Ja pean tunnistama, et ma täna olen ka edasi liikudes võtnud endale lisaks ka selle, et ma jälgin siis mingit nimekirja, see ei pea olema keeruline, mul näiteks on lihtsalt SP500 top 30 aktsiat, mida ma lihtsalt vaatan kord nädalas, mida nad teevad, sest sellest tegelikult palju sõltub ka, mida kogu turg teeb, sest et see on nii suur osa SP500 indeksist. Aga võib-olla siis saad kirjeldada seda protsessi, et kuidas sa ise aktsiaid valid ja mille põhjal nad sinu sinna jälgimisnimekirja tekivad? No see on suht staatiline nimekirja mul hetkel, seal on, kui alustasin, siis oli umbes 20 aktsiat, mis ma jälgisin. Tänapäeval need on kuskil 140-150 ringis, mis ma iga nädal käin üle. Ja eks seal ongi sellised nagu suuremad aktsiad, mida kõik jälgivad, vaatavad, Apple, Google, Amazon, Microsoft, sellised, pluss ma ise olen IT-haridusega, ma saan kõige rohkem aru sellist nagu tehnoloogiafirmadest, ehk mul suurem osa seal selliseid nagu tehnoloogiafirma aktsiaid, aga ma üritan seda hajutada ka, et seal oleksid nagu erinevatest sektoritest kas või 1-2 nagu top aktsiad, et mul oleks ka nagu nii-öelda, kui ühel sektoril läheb nii-öelda halvemini turul, et siis ma näen võib-olla teises sektoris mingi aktsiates on hoopis nagu paternid hetkel tekkimas. Ja kuidas ma valin, et mul rotatsioon seal suht väike, et tavaliselt ma vaatan, et kui ma mingi aktsiaga poole mingi 3, 4, 5 kuud kaubelnud, siis aga ta on mul listis, siis ma pigem viskan selle listist välja ja listi sisse mulle saab et ma pean kuskil nagu märkama, kas mingi uus firma tuleb IPO-ga, mis mulle pakub huvi, või ma näen näiteks ma ei kasuta eriti screenerit, aga mida ma vaatan, palju on sellist nagu insiderite tehingud. Ja mind just huvitavad sellised aktsiad, kus hind on nagu kukkunud ja ma näen, et insiderid hakkavad nagu ostma. Et ma sellise kindlasti lisan nagu oma jälgimisnimekirja, siis hakkan nagu vaatama, et mis seal nagu toimub. Ja mulle meeldib selle listiga see asi, et ma põhimõtteliselt iga nädal kas või korra nagu nädalas vaatan mingi aktsia üle või siis kui ta on mul siis nagu nii-öelda nädalaseks jälgimisnimekirjas, siis ma vaatan seda iga päev ja ma saan hästi nagu nii-öelda nagu sõbraks selle aktsiaga, et ma saan hästi aru, kuidas ta liigub, sest iga aktsial on nagu natukene oma sellist nagu iseloomu ka. Kui sa neid jälgid, siis hakkad seda märkama ka ja siis kui mul tekib selline nagu, saan hästi nagu tuttavaks mingi aktsiaga, saan hästi aru, kuidas ta liigub, tean täpselt, mis tema nagu eelmised kvartaaltulemused olid, millal uued tulevad, mis seal on nagu muud fundamentaalne, et ja nii edasi. Siis on kuidagi ka nagu lihtsam mul kaubelda seda aktsiat, sest kui ma lisan mingi uue aktsia, siis tavaliselt ma kunagi ei lähe kohe tehingut tegema, mul on vaja mingi 1-2 nädalat, et ma natukene jälgiks seda, vaataks, kuidas ta üldse kaupleb, siis harjun natukene sellega ja siis mul on mugavam tehingu teha. Oskad öelda mingi hea saidi, kust saada usaldusväärset insideri tehingute infot? Ma vaatan Finviisilt lihtsalt. Finviis, jah, okei.
see on hea sait. Sind kuulates siin läbivalt käib läbi see, et sa vaatad mingit patternit ja ma arvan, et saatekuulajad väga tahaks küsida sult, et kuidas sa lühidalt kirjeldad siis seda mingit põhilist patternit, mida sa jälgid või otsid selleks, et aktsiaid pikaks osta? No üks kõige levinum ja mu kõige lemmikum pattern on põhimõtteliselt see, et kõik need patternid tulid sellest, et ma jälgisin, kuidas hind käitub ja sellest nad nagu nii-öelda välja kujunesid. Ja ütleme, kui hind tõuseb, ta kunagi ei tõusu nii-öelda sirgjooneliselt, ta tõuseb niimoodi zigzagina, et tõuseb üles, väike korrektsioon, tõuseb üles, väike korrektsioon ja näiteks üks pattern ongi selline, et sa vaatad, aktsia on tõusvas trendis, siis tuleb korrektsioon libiseva keskmise juurde ja seal sa otsid mingit sisenemiskoha, oodates, et siis tuleb järgmine nii-öelda tõusulaine. Kas seda järgmist tõusulainet eeldades või oodates, kas sa paned selle stopi ja kasumi sihiga juba selle 2-1 kuidagi paika, et sul see kasum oleks suurem, või sa paned stopi paika ja lased minna ja see on sul lihtsalt tekkinud niisugune statistiline või kuidas see tekib? Kui ma arvutan juba positsiooni, vaatan, palju aktsiaid ma võin osta, siis ma vaatan jah, et ma panen selle stopi ja siis ma panen umbkaudselt selle sihi, kus ma võiks nagu väljuda, see on tavaliselt, ütleme, selle patterniga siis on 3 mateeri libisevast keskmisest päevasel graafikul. Ja siis ma vaatan, mis nende suhtarv on, et kui ma näen, et see on nagu 2 ja selle lähedal, siis ma seda tehingu võtan, kui ma näen, et ta on mingi 1,5 ja väiksem, siis ma pigem nagu kas jätan vahele selle tehingu või ma ootan seal natukene rohkem, võib-olla ta annab võimaluse nagu lähemale stopi panna, aga jah, ma mäletan, et eriti alguses, ma seda ka jälgisin, aga siis natukene manipuleerisid seda, panen stopi lähemale või kas ma võtta kõrgemale, et ajaga õppisin nagu ka vältima sellise tehingut, kus sa näed tegelikult, sa stopi ei saa lähemale panna ja kasum ka on kuskil juba, kasumi võtukoht kuskil ka lähedal, et tegelikult ei ole seal suurt potentsiaali, vahet ei ole, kui ilus see sulle nagu hetkel tundub, sest sa nagu igasse tehingu sa lähtud ikkagi niimoodi, et kui sa teed tehingut, siis sa eeldad, et see on nagu, tuleb sellest tehingust kaotus tegelikult, kui võid pigem, sest statistika järgi ka, et 10 tehingust 6 umbes nagu on kaota, et seega eeldada, et iga tehing on võit, on ebamõistlik ja seega jah, kui sa näed, et selline nagu see suhtarv on nagu, ei ole nagu see, mis sulle meeldiks ja sa tead umbes, et see tehing võib suure tõenäosusega olla ka kahjumlik, siis lihtsam on seda nagu vahele jätta. Ma mäletan, see meenutab mulle enda kogemusest kunagi, mina hakkasin manipuleerima selle stopiga, et kui ma väga tahtsin seda tehingut võtta ja osta seda aktsiat, mis ikka tekib, et sa tahad midagi teha, siis hakkasin, ja see stopi kasumisi suhe oli kehv, siis ma lihtsalt tõin stopi lähemale ja see oli tihti ebamõistlik, sest see stop sai lihtsalt turumüraga pihta. Et mina ise seda, jah, ja siis ma mingi hetk ka hakkasin seda konkreetsemalt tegema lihtsalt süstemaatilisemalt, et reegliga, et kui ei anna tehingut, siis ei tee tehingut, sest ütleme, just vaata, alustajatel ongi see, et esiteks nad hakkavad neid patterneid ja mustreid igal pool nägema, alguses sa näed neid igal pool ja igat aktsiat tahaks osta ja teine asi võib-olla jah, sellised igasugused manipuleerimised, et saaks tehingusse, peaasi, et ei peaks niisama istuma, et saaks midagi teha. Aga olukordadest rääkides sa mingi aeg siin kirjutasid, et sul oli selle aasta 3. august rekordkasumiga päev, päeva kasum oli suurem kui selle aasta halvima kuu miinus, kõik 30 pikka positsiooni olid kasumis. Sellise asja sa kirjutasid, et mis tegid? Mis siis tegid midagi väga hästi, õigesti või turg oli lihtsalt taganttuulega või? See oligi tegelikult, see oli augusti põrge, august oli üldse nagu selline hea kuu see aasta, et siis oli selline nagu suurem, kauem oodatud põrge, et ma ootasin seda väga pikalt ja siis, kui kõik signaalid tulid, siis ma suht agressiivselt võtsin seal neid positsioone suht palju. Ja kõik töötas nagu väga ilusti. Jah, et nii see oligi. Aga kuidas see on küsimus, kui sa tunnigraafikul positsioone haldad, võtame näiteks, ja me salvestame seda saadet siin teisipäeva hommikul 18. oktoober, nii et 17. oktoobri
USA turu kohta küsin, eile oli Gap Up avanemine ehk turg avanes juba kõvasti rohelises, tekkis selline eelneva sulgumishinna ja avanemise vahele niisugune tühimik, mida ka päevasiseselt ära ei täidetud, ehk see tugevus siis külgsuunas jätkus päeva lõpuni. Kui sa haldad tunnigraafikul ja on selline avanemine ja ütleme, et sa saad oma mingis aktsias justkui saaksid sisenemissignaali, tahaksid seda aktsiat osta, aga ta on juba natuke palju rallinud eest ära, et kas sa jääd ootama seda päevasisest tagasitõmmet või sa lähed ikkagi mingis osas kohe peale, et ei taha nagu maha jääda, et noh, saad aru, seal tekib see dilemma, et ei taha seda Gap-Upi kõrget hinda osta, aga samas võib-olla iga kord ta ei anna seda tagasitõmmet nagu näiteks eile, et mida sa siis teed? See sõltub hästi konkreetselt ka sellest nii-öelda nagu üldise turu seisust. Ja eilse kohta oligi tegelikult niimoodi, et mul olid juba osa pikka positsiooni, juba võetud juba neljapäevasest, tegelikult jah, reedel ma ei teinud eriti midagi, ja siis eile hakkasid uued aktsiad ka andma signaali, aga oli täpselt nagu sa ütlesid, et signaal tuli, aga juba selle Gapiga. Ja siis ma tegelikult peale avanemist sain ühe positsiooni avatud, kus ei olnud nii suurt Gapi ja kus tuli nagu parem signaal ja muud, mis ma tahtsin, ma tegelikult eile terve päev nagu ootasin, millal tulebki see tõmme tagasi ja ma saan nagu parema sisenemiskoha ja need aktsiad, mis andsid seda, seal ma sisenesin. Need, mis ei andnud, nad jäid mul jälgimisnimekirjad ja ma vaatan nii-öelda nagu täna siis edasi, kas nad täna äkki tõmbavad. Sest noh, mul ei ole oluline nagu iga hinnaga nii-öelda siseneda, minu jaoks on olulisem siseneda õiges kohas, kus mul oleks nii-öelda nagu see risk-reward ikkagi nagu paigas ja ma näeksin seal parema sellise nagu ostusignaali just nagu seal nagu tunnisel graafikul. Okei. Saate hakkab läbi saama, sul on üks väike Telegrami kanal, kas see on avalik või ainult kutsetega, et kas sa tahad seda mainida? See on avalik ja, et sellega võib liituda, et seal kuidas alguse sain, et ma siin teen Äripäevaga ka koolitused ja siis need inimesed, keda ma olen koolitanud, on küsinud nagu, et kuidas edasi nagu kontakti hoida ja siis ma lõin sellist nagu väikest Telegram-kanalit, kus ma jagan mõnikord oma sellist turuvaadet või siis jagan oma tehingud, kuidas ma olen need teinud ja sellised nagu huvitavad asjad, et kui teil on huvi kauplemise vastu, siis võite kindlasti liituda. See on siis Telegramis stock, alakriips ja siis TRDR, nagu trader, aga ilma A ja E tähega. Okei, väga hea. Aga aitäh, Igor, et saatesse tulid, väga mõnus vestlus ja kindlasti palju häid näpunäiteid kauplejatele. Jah. Selline oli saade investeerimisportfell 2030, kus saates oli mul külas börsikaupleja Igor Dorošenko. Mina olen saatejuht Markus Tamm. Kuulmiseni!